7. päeva hommik, tere hommikust. Toit on valmis. Pontsu, kohvi. Pahvi läks minema keelt liimsates. See on Pahvi poolt järgi jäetud toit ja seal põrandal on näljane Pontsu. Mina olen Fidelia ja ma viisin 7 päevaga oma kassid üle poetoidult toortoidule. Abiks oli mulle loomaarst Kenno Ruul, kuna kassid omastavad toortoidust peaaegu 100% toitaineid, siis ei pea olema need portsjonid sama suured kui poetoidu puhul. Ja pealegi oli Pontsu natuke liiga pontsakaks muutunud. Ta kaalutõus oli peale tänavalt tulekut olnud veidi liiga kiire ja sellepärast alustasime väiksemate portsjonitega. Eile kasse kaaludes selgus, et kumbki on alla võtnud 100 grammi. Hakkasime portsjoneid suurendama, jätsime konservi üldse ära. Alguses segasin toorest liha konserviga, et nad paremini sööksid. Kuid eile said nad ainult toorest liha. Kui nad küsisid päeva jooksul toitu juurde, paningi neile seda sama toortoitu juurde. Ja nad sõid väga hästi, olid väga erksad, mängisid palju. Energiat oli kõvasti. Nii et mina usun, et toortoit on parem kui poetoit. Kus on palju kunstlikke lõhna- ja maitseaineid. Kui palju oma kassile süüa anda ja mis kell talle süüa anda. Ja et sellist kindlat retsepti ei ole võimalik anda, kuna iga kass on erinev. Aga peaasi on see, et toit oleks täisväärtuslik. Tuleb leida see õige tasakaal, et mitte kassi üle toita ja samuti mitte teda nälga jätta. Head toortoitmist!